Tšau, kuna eelmine video tuli siis natuke varem ülesse, kui ma planeerisin, siis tuleb nüüd siis tagantjärgi see video ülesse. See video on tehtud siis, kui me veel olime Gold Coastis ja käisime Mountain Lookoutis ja olime veel maja peal. Nii et tuleb tagantjärgi see. Üles laema selle tõenäoliselt laupäeval, täna on meil reede ja peale seda siis üritaks hakata jälle iga nädala tagant videoid üles laadima hakata. Muidugi kõik sõltub sellest, et kuidas meil siin internetiga veab. Hetkel tundub, et on hästi ja võiks nagu saada. Aga siinkohal küsimus sulle, et kui pikk oleks see video, mida sa viitsiksid vaadata. Kas ma teen siin mingi 10-15 minutit pika video või ma teen siis a la pool tundi, 40 minutit. Et noh, olen siin ise mõelnud ja olen mõne käest küsinud ka, sest need vastused on nii erinevad, et üks inimene tahab pikka videot vaadata, teine tahab just üks lühikest. Et kui viitsid, ole hea, jätta video alla kommentaar. Saan üle vaadata, saan mõelda, kui pikkast videot edaspidi teha. Lisaks sellele võid kirjutada ka seda, et mis oleks see kõige sobivam päev, millal video üles laadida. Minul suures pildis vahet ei ole, aga kindlasti Eestis on teistmoodi vähe. Et ma ei tea, kas neljapäeval peale tööd teie aja mõistes siis nii-öelda, et a la mingi 5-6 vahel õhtul neljapäeval või siis üldse reedel või siis üldse nädalavahetusel. Et mis see kõige sobivam aeg võiks olla. Teeks üks väikse statistika, uuriks, mis see kõige parem variant on ja üritaks asju parandada vähe. Et suht üllatav oli isegi vaadata, et teisel videol on mingi 1200 vaatamist ja mingid uued subscriberid on juurde tulnud. Et ise isiklikult ei oodanud, et isegi nii palju neid vaatamisi võiks tulla. Ja need, kes siin mingit daily contenti on küsinud, siis kui sind huvitab ja kui sa tahad näha võib-olla, mida me siin igapäevaselt teeme rohkem, siis sa võid mind jälgida Instagramis. Et see link on ka kuskil video alla olemas. Ma mingi aeg panin selle sinna. Sinna ma võib-olla postitan pilte ja story'st asju rohkem. Midagi ma olen TikToki ka pannud, aga ma ei ole eriline suur TikToker, nii et sealt vist midagi sellist väga suurt ja vinget veel ei leia, aga mine sa tea, võib-olla tulevikus õpin ja teen sinna ka midagi rohkemat. Aga hetkel vaata see video ära, kui sulle meeldib, pane kindlasti like. Siis ma ei tea, tean mina ka, et siin inimesed vaatavad ja tasub neid edasi teha. Aga jah, ja näeme siis juba järgmise videoga järgmine nädal, aga vaatame siis, kas neljapäev reede, midagi sükest, et ootan need kommentaarid ära ja siis saab juba edasi mõelda. Toon selle kimbeli. Too kuskil koskiga näha on seal. Fancy. Marili jätab need maha. Me läheme Martiniga ise seiklema. Saa siis naistest ära? Ei saa. Perses. No jah. Aja. Pead suht kiirelt sellega ära harjama, et võib-olla inimesed vaatavad siin veits veitu. Kui sa kaameraga ringi käid. Samas, ma arvan, et mingi kõrdi 90% teistest backpackeritest on nii mingid YouTuberid. Põhimõtteliselt see on esimene mingisugune koht mäest alla tulles. Ma ei tea, mitu meetrit siit allapoole olime nüüd. Pole õrna aimugi. Natukene. Vest olime. Veesulinat on kuulda.
oleme kohal. Next rada. Ma tahaks näha seda kohta, kuhu see vesi lõpuks välja jõuab alla. Ma ei tea, ookeani võbla, ma arvan. Siis peab mingi jõgi siit minema, jah? Jah, ega see niisama kuhugi seal ära all on ikka ju mingisugune järv või on mingi tiik või? Siin all või? Jah. Ma ei tea, mingi veekopp on, mingi veel kõnnib seal. Keegi ujub seal. Ma ei tea, kas ma saan teile zoomida siis nii sisse või? Keegi solberdab seal vee sees. Ujub paljana ja siis saab mingi üle. Paljud inimesed või need. Tahaks neid saemehi näha, kes siin puid langetasid. See on päris huvitav. Mõtle, võtad siit puu maha. Ja sinna poole on sul vaata süke. Siin vist puid langetatakse nii, et lasta siit kukub. Mingi normaalne puu ka. Palju läbi mõtlen. Ikka sitaks. Mis puu on? Trummipuu. Trummipuu. Ja siin on päris huvitavaid puid võrreldes Eestiga. Vaatame, mis siin siis ees ootab meid. Mingisugune sild. Ja näeme vist seda koske vähe lähemalt, mis siin on. Kuskilt sealt ülevalt mäe otsast see vesi tuleb. Ta voolab siit mööda kive. Ja Kevadine lumesulamisvesi. Lumesulamisvesi, jah. Austraalias vist, ma kujutan ette, polegi ühtegi kohta, kus lumi on või? On küll. Siin on isegi suusakurv. See on kuskil siis üleval otsast täitsa või? Üleval otsast täitsa või? Ei, siin meie juures. Meie juures. Või noh, meie juures Austraalia mõistes. No jaa, aga ma mõtlen, et Austraalias siis siuke asi nagu lumi ja talv eksisteerib ikkagi või? No kõrgel mägedes ikka ju. No jah. Ja praegu ongi suusahooaeg. Suusahooaeg, jah. See on meie talv hetkel. Täna meil vist mingi 11 juuli äkki kuupäevaliselt. Õues oli enne mingi 17-18 kraadi sooja, päeval lubas kuni 22. Aga siin mägedes on ikkagi niivõrd jahe, et mina olen dressipluusiga ja väga seljast ära võtta ei taha. Et võib-olla allpool on soojem, mägedes on jahe hetkel vähemalt. Jookseb mingisugune koselaadne asi. Praegu ma vaatan, et võib-olla me oleks siia lihtsamini ka saanud. Ma ei tea, kas see on üldse mõeldud, et siin see rada peaks olema inimestele käimiseks. Jah, esimene kukkumine on tehtud. Okei. Jõudsin siia, kus ma tahtsin jõuda. Kõik YouTube'i nimel. Veits mingi vihmametsa vaip või? No ei, see on tegelikult päris äge. Ühesõnaga jah, turnisime kuskilt alla, kust võib-olla ei pidanud alla turnima. Aga siin on päris lahe koht, siuke ilus. Kivide vahelt voolab vesi alla, siin on mingisugune allika moodi. Kalasid vist ei saa, aga see vesi peaks olema hästi puhas vist.
Nojah, katsume siit somehow üles tagasi saada, siis alla tulemine oli selles suhtes lihtne, et pool teed ma kukkusin ja pool teed... Sa tulid siit üles või? Jah. Nagu... Võtsin sellest puust kinni ja... Ma ei tea, lähme siit vist üles, kui ta alla kogu. Jah, siit me tulime ja... Sest muidu vist rada läheb siit, aga siin on mingi puu ette kukku. Poiss tuleb, vaata tale ei kukku. Ilmus. Sealt läheb ka mingi koobasega. Aga jah, siit me tulime ja... Okei. Tavai, lähme siis. Ei hakka kõige hirmsam. Martin ka elama jääb. Jäi. Lapsed karjuvad. Me peame siia minema. Viist või? Siia. Siin on see Kariibi mere piraatide peidetud aare kuskil. Kuskilt siit see vesti tulebki. Davai. Something it grasses and otherwise some sort of Okei. Siin se houliga ei länge. Meil on see autojuht õnneks, kes meil järgi tuleb. Jala või? Meida... Näe seal, auto. Ta ei tulnud. Okei. Järgi. Ääle ei tulnud üldse jala või? Ei, ta ei tulnud teadavasti kuhugi maja püsti. Ma ei tahtnudki ägedaid kohti näha, vaata südame. Talle ei meeldi ägedad kohad. Õnneks me teeme YouTube'i. Õnneks ta saab kõike järgi vaadata, millest ta ise ilma jääb. Thanks. Okei, ma tunnen, et siin võib märjaks saada veits. Kõigis märjaks, aga niiskes kindlasti. Ilmaga on küll vedanud. Nojah, jõudsime siia alla kuskile nüüd välja, kus siis see ujumiskoht on ja põhimõtteliselt kosk siis voolab siia. Ja inimesed käivad siin ujumas, kuigi vesi on nagu mega külm praegu ja ma ei tea, kas siit no tõenäoliselt seda õiget kohta pole näha. Mari-Liis on kuskil seal üleval, mäe otsas täiesti. Ütles, ta näeb meid. Jaa, ta on seal üleval, ma nägin teda. Martin näitab, ma ei saa vahetada. Seal, kuskil seal. No seal, kus päike on. Ei, üli ilus koht, soovitan kõigil tulla. Veits matkata... Visit Austraalia. Visit Austraalia, jah. Thumbnail. Siit on äge, kui sa siia tood. Vaatad üles. Siit on nagu rein täitsa, siin saab suht märjaks, ma kujutan mõtte. Nojah. Märjaks saamise võimalus suht suur. Inimesed saavad välguga pilti päevale. See kaamera oli küll vanem kui mina. Päikseprillid eest tulevad, ma ei näe mitte midagi. Joo, see on küll suur.
jälle see kuradi oravama tamme terve. Jääajast. Ups. Kas me seda enne ei tulnud? Ei. Vist. Kuradi koopaid on nii palju. Ei. Eelne oli kitsal. Siit me ei ole tulnud jah. Eelmises kohas oli see silt ka. Siin poole. Aga no näe, alt tuleb see rada ju siia. Davai. Peaks, Ma loodame, et me saame sinna üles tagasi. peaks sama kohta olema, muidu siis saame lihtsalt 14 kilomeetrit kõndida. Mis ei olnud päris plaanis, aga noh. Marilis sõidutab nüüd mäest alla. Või no nüüd juba mäest üles. Aga tagaistmine on tunnes ikka nagu me sõidaks mäest alla 100-ga. Ma ei tea, mis see päris kiirus on. 60, aga ma ei tea, see nii järsk langus on. Ja nahkistmed libised ja sõidad siin samal ajal üritad mingi pilti editada ja vaadata, mis videoklipid üldse välja tulid. See oli siuke suht huvitav. Me jõudsime kuskile Springbrook Mountain Visitor Centerisse. Lähme vaatame, mis siin jääb pakutakse. No nii. Tere tulemast tagasi Ja oleme Austraalia jõudnud. vlogi. Järgmisse vaateplatvormi. Ja ilm on natuke selgem, nüüd on linna rohkem näha. Kuigi noh, see telefoni zoom ei ole suurem asi. Aga no ikkagi. Siin on see Tabaluku komme. See on lebo. Siin on mingi Duncan ja Daniela 2024. Mis siin veel on? Markeriga kirjutatud, aga need ei ole näha. Osad on juba katki. Üps pähe on need. Ma ei tea, kas see on vahepeal on ära võetud see. Ja muidugi mu veepudel hoidi ka. Ups. Vot. Vaater on lähedalt. Fuge shop. Turistid. Marilis teeb jälle spagatti. Mul on üks äge pilt, ma panen selle pildi siia, aga ma leian, kuidas ta Subaru kõrval kickflipi teeb. Jah, sükest kickflipi. Tulime siia Gold Coasti. Siin on siis süke, kuidas ma ütlen siis, ookean jookseb nagu läbi linna. On tehtud siuksed kanalid või ma ei tea, mis õige nimetus sellel asjal on. Ja siis paljud miljonärid tiksuvad enda jahtidega siin ja mingite väiksemate paatidega ja siis see läheb kui siit ringiga niimoodi linna sisse ja siis teiselt poolt täpselt samamoodi. Ja siis siin on võimalik veel mingid paadid endale võtta, saad seda sõitu siin tellida ja seal kaugemal, seal kus need Ameerika raudtee värgid on, seal on siis see SeaWorld. Seal vist sai isegi võtta endale mingisugust helikopterilendu siin Gold Coasti kohal, aga see maksis äkki $155, 10 minutit ja kui pikemalt tahtsid, see oli üle $200. Ja SeaWorldi päevapilet kõige odavam oli vist ka mingi sott 50 ja mingi normaalne pilet, mis siis includes mingeid teisi asju ka. See maksis mingi 2,5 setti umbes. Et võib-olla üks päev tuleme, vaatame, mis seal toimub. 2 väsinud rändurit istuvad seal, mõtlevad elu üle järele. Võitsime siit pargist siis need Laimi jalgrattad, pool elektrikad või mis iganes need on. Ja vaatame siis, teeme siin ranna ääres väikse tiiru, Martin ja Marilis või kihutasid ees minema. Eks ma siis pean üksi järgi minema. Aga päris ilusad, tõesti palju siuksed alasid, kus lapsed saavad mängida, tsirkus on siin. Papagoisid nägime mingeid erinevaid sorte. Meil maja juures on muidu valged need mingisugused
aga siin nüüd nägime mingeid vähe värvilisemaid ka ja vaatame edasi. Nagu sa nägid, siis viimane klipp oligi see, mis ma seal Gold Coastis tegin. Et ma isegi ei tea, miks me seal rohkem ei filminud. Võib-olla kas siis sai aku tühjaks või lihtsalt ei viitsinud. Aga see on viimane klipp, mis mul sealt siis veel on. Et peale seda järgmine oli see klipp, kus siis juba avasime Martini uut külmkappi, aga see oli juba eelnevas videos olemas, et seda te nägite. Seega, kuna mul rohkem siia videosse midagi juurde lisada ei ole, siis see video jääb selliseks, nagu ta on. Ja tõmbame siit maalt otsad kokku ära. Näeme juba siis järgmises videos, mis tuleb siis neljapäev reede, nii nagu ma video algul ütlesin ka, et vaatame, mis inimesed räägivad, mis see kõige sobivam aeg on, millal neid postitada. Ja jah, mis seal ikka. Loodan, et video meeldis ja kes tahab, siis mine jälgi mind Instagramis, pane like ka. Ja nii lihtne ongi. Näeme juba järgmine kord.